Tere tulemast, Andero Pebre, siis ma olen siin jälginud juba koroona ajast saadik, kui meil siin suur laviin mingisugust infot hakkas täiega universumist sisse sadama. Ja siis vaatasin enda ingliskeelseid inimesi ja siis Eestis oli ka õnneks siuke julge hunt koos teiste huntidega ja hoidsid nagu seda ankrut mul siin maa peal, et ikka usuksin seda, mida ma ise olen ka uskunud siin maailmas. Et alati jää enda teadmistel nagu truuks või midagi sellist, mis sa nagu otsid. Ja ma tegin siin kodutööd päris palju sinust, et käisin siin iga päev ikka jooksis ja siis ma kuulasin podcast, kõik su podcast kuulasin ära. Et ma tean sinust nüüd kõike. Ja rohkem kui ma ise endast. No mitte päris niimoodi, aga väga huvitav mees oled, sa tead igasuguseid teadmisi ja nagu ma aru sain, siis sa hakkasid lihtsalt mingid raamatuid lugema mingi aeg, et mingid imelik raamatud sa jõudsid nagu sinuni mingi aeg. Okei, et kust maalt ma nüüd peaks selle story'ga nagu algama siis, jah? Ma ei tea, suvad, pole midagi. Siis ma tulen jälle vahele vaata. Jaa, sa võid nagu vahele tulla. Ma ütleks, et minu selline ikkagi väga sügav eneseareng ja teadlikkus ei tulnud nii palju raamatutest, kuivõrd siis läbi teatud materjalide, mis ma leidsin. Need materjalid ei olnud ainult raamatu kujul. Kui ma seda teekond nagu väga algusest nüüd alustaks pärast siis keskkooli lõppu, kui kõik eksamid said tehtud, pingelangus, mõtled, et mis nüüd saab, on ju. Ma olin muidugi siis kas tippsportlane ka, olen jalgpallur ja nii, on ju. Aga mingi selline informatsiooniline nagu pressure oli pealt ära võetud, et ma pean mingi kindlaid asju õppima kogu aeg, mis on programmis ette nähtud. Ja siis kuidagi tundsin, et mind hakkasid nagu kuidagi huvitama momentaalselt, kuna kooli ajal sul ei ole aega nende asjade peale mõelda, siis nii kui see pressure maha läks, hakkas minu teadvus otsima kohe informatsiooni, mis siin maailmas nagu tegelikult toimub. Ma ei oska muud moodi selgitada, kus see tuli, et see ei tulnud nii, et mingi sõber ärataks või keegi lähedane inimene ärataks, see tuli otse seest, nagu see soov. Ja siis esimesed raamatud tõesti olid sellisest võib-olla väga klassikalisest vaimsuse või New Age'i, peamiselt olid alguses siuksest New Age'i võtmes, selline tavavaimsus, tavaspirituaalsus, need raamatud, mis parasjagu meil enamasti siis eestikeelsetel riiulitel olid too aeg, käisin neid lugemas, vaatamas, sirvimas, aga kogu aeg oli see, et midagi jääb nagu väheks, et kogu aeg oli tunne, et midagi ikkagi on enamat. Ja siis sai seal edasi loetud, kuni ma siis tegelikult jõudsin 2011 sügis, kui ma jõudsin sellise inimeseni nagu Ainar Lepik, ma ei tea, kas sa oled temast kuulnud. Ja tema kaudu siis jõudis minuni selles mõttes hoopis teistsugune informatsioon, väga palju sügavam ja alguses kohe väga palju, võiks öelda nagu totaalselt 180 kraadi vastandlikku informatsiooni üldse tavaspirituaalse vaimsuse kohta. Aga teadlikult sa hakkasid nagu seda maailma nagu vaatama, et et meil on see siin pekkis on ja enne koroonat ikkagi. Oi, ma räägin 2010. Mul endal oli, et kui see koroona tuli, siis ma vaatasin nagu, et mis toimub. Inimesed, kuidas te nagu aru ei saa, et mis siin toimub. Aga ma olin enne seda, ma panin siis alles enda asjad paika, et mis ma olin nagu ennem nagu enda elus teinud. Vaatasin hästi palju veidraid YouTube'i videosi nooremana, et mingi 15, kus kõik need konspiirased, mingid Rothschildid, Rockefellerid, igasugused videosid, mingid tunni aja pikkused ja niimoodi. Ja siis hiljem ma panin kokku ja üks väga suur mõjutaja oli mu eks, kes siis oli Kristuse usku
ja tema vanemad ja siis nagu perekond üldse kogu aeg rääkisid see, et tuleb aeg, tuleb see Mark of the Beast ja siis ma kohe, kui see koroona tuli, Mark of the Beast nüüd tulebki. Siis panin selle kokku ja tuligi ära. Nii paljud inimesed läksid nagu selle õnge ja ma olin lihtsalt pea niimoodi, et kuidas te saate. Rääkisin kõikidele, et ärge tehke, sest ma nägin seda nii hästi läbi ja ikka mindi sinna lõksu, et nagu ma ei saanudki aidata väga paljusid inimesi. Ma tundsin, et ma pidin aitama. Sul oli ka koroona ajal vist tundsid, et nagu sa pead nagu kisama kuidagi inimestele. Jaa, noh nüüd me hüppasime ajast 10 aastat ette, on ju. Ma mõtlesin, et ma jõuan selle koroonani natukene hiljem. Ma võin rääkida vahepeal siis koroonast ja minna uuesti ajast. Hüppame kogu aeg niimoodi. Okei, et selles suhtes, kui nüüd hüpata korra aastasse 2000, see oli siis 20 algas see, on ju. Siis selleks ajaks oli ikkagi minu teadlikkus ikkagi, noh, selles mõttes päris kõrgel ja väga palju võiks öelda siis, ma olin nagu mingil määral nagu tavainimestest ajas ees. Vaata, kui sa nii noorelt, noh, ma olin 17-18, kui hakkas see pull pihta, on ju, praegu ma olen 32, et iga kord, kui midagi juhtus ka eelnevalt, noh, 2020 oli koroona, aga see ei tähenda seda, et 2000 näiteks 11 või 12 või 13, 14, 15 poleks maailmas midagi juhtunud. Kogu aeg mingid asjad, noh, toimusid, on ju. Ja sa paned kogu aeg pilti kokku, sa paned kogu aeg puslet kokku. Väga enamus inimesed maailmas hakkasid puslet panema alles, noh, et 2020 koroona, mis nüüd lahti on? Tegelikult on asi lahti on viimased, noh, niimoodi väga toorelt ja jämedalt öeldes viimased 25 000 aastat on asi lahti olnud. Et nüüd järsku inimesed avastasid, et selles suhtes see pilt, see mäng, see planeering, see kavand, see kuvand, see on nii hoomamatult suur tegelikult. See asi on ammu alanud kui mingisugused esimesed teised maailmasõjad, enne keskaega, see oli isegi enne Kristuse aega, see oli Vana-Egiptuse ajal, see oli Atlantise ajal. Noh, kõik see on see Paabeli torn, 9/11, kõik need on omavahel seotud, ajaliinidega seotud, kuidas mineviku sündmused peegelduvad ka tulevikku. Et kui sa hakkad nagu seda pilti kokku panema, siis minu jaoks see, mis koroonaga juhtus, see ei löön mind absoluutselt rivist välja. Mul ei olnud mitte mingit paanikat. Mul oli täpselt see, et ahah, ma saan nüüd jälle rääkida selle, et ütleme niimoodi, et koroona võimendas seda, mida ma olin rääkinud juba 10 aastat tagasi inimestele, kes vaatasid, et ei tea. Ja nüüd koroona tuli ja näitas, et okei, võib-olla tõesti peaks vaatama teise pilguga seda infot. Et minule andis see ainult nagu auru juurde selles kontekstis ja kinnitas seda, et see, mida ma olen selle aja jooksul õppinud, on ju, mis tegelikult, noh, suures pildis on ju lühike aeg. Noh, ütleme, inimene elab umbes 70-80 aastat. Mina tegin endale praegu umbes 10 aastaga selgeks põhimõtteliselt kogu planeedi nagu, noh, ajal, noh, mitte ei teinud selgeks, aga suures pildis ma sain kätte informatsiooni, mis selgitaks mulle, miks meie hetkel ajaliinis praegu on asjad nii, nagu nad on. Praegu, noh, selles meie elu jooksul. Ja miks me oleme üldse siia sündinud ja miks meil on teatud informatsiooniallikad meie, ütleme, elus püsimise ajal, ütleme, meie elu ja jooksul, mis me siin kehastus oleme. Miks meil on see infoallikas olemas? Et seda tuleks alati küsida. Et kui mingi infoallikas on inforuumis olemas, siis peaks küsima, miks see on olemas. Sest mitte ükski asi ei sünni niisama tühjale kohale. Ja siis oligi see hetk, kui see asi nagu vallandus, see koroonaaeg, siis ta võimendas kõike seda, mis ennem oli varjus. Noh, viirused on ju ennemgi olnud. Ja linnugripp ja seagripp. Ja asi hakkas ju tegelikult isegi kõige võimsamalt, ütleme, kui me räägime siis meil nagu lähiajaloost, siis see kõige võimsam laks oli see nagu Hispaania gripp, on ju. 100 aastat. Jah, circa jah, et aga noh, jällegi. See oli sama mäng käis, mis meil koroona ajal.
ka olid maskid. Maskid olid asjad ja siin on selles suhtes, et kas tegelikult levis üldse viirus, mis inimesi tappis või oli see, eks ole, tohutult suured vaktsiini eksperimendid, on ju. Ma vaatasin ka, et siin peavad inimesed nagu omasid seoseid leidma ja ütleme niimoodi, et mul on tegelikult sellised nagu teadmised, et ma väga palju ei ole tahtnud veeta aega või selgitada neid asju, mis on, kuidas ma siis ütlen, inglise keeles on sõna nagu obvious, on ju. Ilmselge, et mulle meeldiks rääkida valdkondadest, mis on nagu next level. Ma ei ole see inimene, kes räägib obvious, selleks on teised inimesed, kes räägivad neid asju. Ma tahan minna veel sügavamale, ma tahan muukida veel rohkem lahti selle. Miks see on nii? Ehk siis see on nagu rahuldamatu vajadus saada teada veel sügavamatest asjadest. Ja siis see on need mingid tšakrateadused ja need siis. Ja, et põhimõtteliselt, kui nüüd tulla nagu jälle ajast tagasi, et kui see informatsioon tuli, siis ma tundsin, et ma olen nagu kodus, ma tundsin, et see on see info, mida mulle meelde tuletatakse, aga see on justkui nagu kordamine, mida ma olen kunagi teadnud. Mitte selles kehastuses, aga mida ma olen kunagi teadnud. Vaata ma ei tea, kas sa oled oma elus kunagi midagi sellist nagu tajunud või tundnud, on ju, kas mõnda raamat lugedes või midagi, aga sa tajud ära, et see on selline informatsioon nagu déjà vu informatsioon, see tuletab sulle meelde nii iidsed teadmised ja asjad, mis on kogu aeg olemas olnud. Aga nüüd ta nagu kinnitus läbi mingite inimeste siia planeedi info välja. Ja keegi pidi selle info nagu vastu võtma. Ja mingil määral ka tõlkima meil arusaadavasse inglise keelde, ega kosmoses ei räägita ainult inglise keelt, on väga erinevaid kosmose keeli. Ja kui keegi on selle töö nagu ära teinud ja see info on olemas, siis tuleks nagu hakata vaatama ja mõtlema, et ja kõige rohkem mind nagu, kuidas ma siis ütlen, excitement või erutas see sellepärast, et ta oli nii detailne. Vaata, kui mingi info on nii detailne, ta ei saa olla välja mõeldis. Ta ei saa nii detailselt välja mõelda. Pealiskaudselt ma võin igast asju siin rääkida. Kas sa piiblit ka oled lugenud? Ei ole. Ma olen nagu skippinud selle, sest mul on omad arusaamad või teooriad selle koha pealt. Ma üldse ei väida, et piibel on laus vale. Ma pigem ütleks, ta on tohutult kodeeritud väärinfoga, mille sisse on uppunud tõekildusid. Võiks kõige täpsem olla võib-olla öelda. On YouTube'ist vaatanud siis neid, et kuidas piibel lõpeb niimoodi ja et tuleb see mingi suur kaos ja siis, et räägivad, et see suur kaos on siis meil tulemas. Et nüüd peale koroonat nüüd räägivad, et uued uudised hakkavad olema siis ufod põhimõtteliselt. No sellega me ilmutame meid ufodega. Okei. Siin tuleb defineerida, mis asi on ufo. Et kui me räägime nagu tulnukatest, siis me räägime kosmilistest rassidest. Me oleme ise ka. Jah, täpselt, et kui nüüd minna natukene peenemaks, siis need on kostüümid. Hing on nagu see. Ja. Küsimus on, mis on sinu kosmiline hingerass? Ja arvata, et kõik need 8 miljardit inimest on ühest kosmilisest hingerassist, sellest peaks inimkond juba olema välja kasvanud, sellest teadmisest ja mingisugusest evolutsiooniteooriast ja ahvist arenemisest. See on nagu nii labane versioon, et sellest on tõenäoliselt juba... Ahvid me ei ole olnud? Ei, kindlasti mitte. Ma ise olen ka mõtlenud selle peale, et Joe Rogani saates räägib, et ahvist arenenud on ju, aga siis... Ei. Tähendab, õige vastus on see, et on vastupidi. Et me oleme arenenud mingist suuremast ja oleme nüüd väiksemad. Ehk siis mitte me ei ole ahvist arenenud, ahv arenes inimesest. Mitte siis ei arenenud, vaid taandarenes. Okay.
et kui need viimased suuremad tsivilisatsioonid, Atlantised ja asjad nagu ära hävitati. Atlantis hävines siis, ma olen vaatanud, tead sa, kas see Graham Hancock? Jaa, olen kuulnud, jah. Tema räägib sellist teooriat, kui sa rääkisid neid numbreid 12 000 ja niimoodi. Tema arvabki, et 12 000 aastat tagasi siis oli suur kosmiline kaos meil siin, mis hävitas mingi 90% inimestest ära ja siis me pidi nullist alustama. Ja, see oli umbes circa pluss-miinus seal kuskil 11 000 aastat tagasi ja ütleme sellega siis nagu suudeti meie see reaalsusväli täielikult ka kangutada veel rohkem teatud, mis eelnevalt oli orgaanilistes joondumistes, kangutada veel rohkem välja. Sellega nihkus ka meie planeedi telg veel rohkem. See mõjutab kliimat, atmosfääri, õhku, vett, aatomeid, molekuli, DNA-d, absoluutselt kõike. Kogu asi pöörab. Atlantis sai eksisteerida siis, kui see veetase oli nagu madalamal. See veetase on võib-olla, seal on mingi oma loogikaga, aga ma võiks öelda, et see tsivilisatsioon oli täiesti sageduslikult teises keskkonnas. See tähendab seda, et teatud artefakte Atlantisest me ei olegi võimelised silmaga nägema. Siin tuleb aru saada sagedusleieritest. Planeet on erinevatel sagedusleieritel olnud aegade jooksul ja teatud asja meie teadvusega ei ole võimelised isegi täna nagu tõlkima. Ja sellepärast on teatud asjad, mis on nagu disappeared, kadunud, aga mingid asjad on nagu säilinud. Nüüd tekibki küsimus, et kui me hakkame ajalugu uurima ja näeme mingid artefakte, mis on säilinud, siis see on 0,01% mingisugusest unknown asjast. Ja kuidas me hakkame kirjutama ajalugu, kui me ei tea mitte midagi sellest nii-öelda mingist artefaktist või asjast või fossiilist või kellest iganes. Nüüd kooli ajalugu on täiesti velts. Jah, see on praktiliselt välja mõeldes. Ma arvan sama. Aga jällegi ei saa väita, et ei oleks olemas allikaid, mis mingil määral seda teavad. Mitte kunagi ei saa seda väita. Tõde on alati kuskil olemas, kuskil tasetseb. Ja tõde üldjuhul alati leiab mingid allikaid, kuhu kinnituda. Sest vaata, algallika seisukohalt kõik lihtsalt on. Mitte midagi ei saa mitte olla. Kõik lihtsalt on. Ja kui mingid asjad juhtuvad ja mingid asjad ära kaovad, siis see informatsioon jääb ju kuhugi õhku rippuma. Ega ta ära ei kao. Ta on ju seesama see Atlantisele muur ja ta on ju meie planeedi info väljas olemas tegelikult. See ajalugu on olemas. Ja nüüd on tegelikult võimalik seda infot kätte saada, aga selleks peab olema natuke advanced teadmisi rohkem. See ei ole lihtsalt see, et nüüd lähme hakkama kaevama kuskil. See ei käi niimoodi. Siin on vaja teatud DNA kodeeringuid ja ühendusi ja asju ja ütleks niimoodi, et multidimensionaalset biospirituaalset lähenemist on vaja. Vaata see, kui sa räägid, et DNA kodeerimine ja niimoodi. Mis sa arvad sellest, et meid on siin neid tuhandeid aastaid taandarendatud just nimelt, sa tegelikult räägidki, et me olime siis ja kõik olime tegelikult võimsamad kunagist, et meie see bioloogiline nutrition, toitumine oli nagu hästi rikas ja nüüd on siis meil siin keskkonnas süsteemis sellised toidud, mis on mürke täis ja nagu on meid ajapikku nagu toonud. Toitumine on üliminimaalne faktor. Minimaalne? Üliminimaalne. Ma ütleks, kõik on energeetika. Et see nihe toimus genoomi tasandil. Ütleme selles mõttes molekuli ja ütleme raku tasandil ikkagi, selles kromosoomi tasandil oleks õige öelda. Algsel inimesel oli isegi rohkem kromosoome kui meil on. Et Atlantisele muures ka ikkagi toituti, aga loomulikult mingisugust GM-mood ja mingi saastasöömist ilmselgelt ei olnud nendel aegadel on ju ja see oli puhtam ja oli teistmoodi ilmselgelt ja loomset toitumist ka vaevalt, et oli. Arvad? Et pigem jah, oldi, aga jällegi ma nüüd siin selle jutuga ei taha kalduda nüüd selles mõttes kõrvale, et ma
täna pooldaks mingisugust toitu või veganlust ise seda mitte tehes, on ju. Kui koroona tuli, siis ma õppisin selle, et ma pean veganiks minema, testisin veganit, aga siis ma õppisin sellest mingisugust mullist välja, et vegan ei saagi olla, et ma hakkasin ikkagi liha sööma, sest liha on see jõud. Siin ma tahan siia jõuda, et meie keha on sünnimustriliselt ja see, kuidas ta on nüüd pärast Atlantse katastroofi, me oleme sündinud pärast Atlantse katastroofi kõik, täiesti teistsugune. Me ei saa võrrelda seda bioloogilist olemit, kes oli pre-Atlantis. Yeah. Võrreldes seda, kes me oleme täna. Ja täna siin veganlusega on võimalik ennast jätta väga suurtesse puudujääkidesse. Mm-hmm. Ma ei ütle nüüd seda, et ma võib-olla väljendaks ennast nii, et ma ei saa ka ütle, et vegan on nagu lõpuni halb ja kuri või et üldse see sõltub, ma arvan ka keskkonnast, see sõltub inimese enda mingisugusest biospirituaalsest iseloomust ja kehast. Me ei ole ju ka kõik ühtemoodi. Keskkond ehk kui sa sünnid Hiinas. Mõningatel inimestel on parem soodumus olla vegan kui mõningatel teistel. Me ei saa panna nagu ühte patta, et sina oled loll ja sina oled loll või et sina ei saa aru või sina ei saa aru. Tähendab, tema teeb enda seisukohalt ja oma tunnetuse järgi nii hea valiku, kui ta oskab teha. Ja teine inimene teeb siis teistmoodi. Et siin päris nii mustvalge see ei ole, et vegan on hea või vegan on halb. Et siin tuleb leida see kesktee ja aru saada, et millises reaalsusväljas, kui anorgaanilises reaalsusväljas me täna elame ja selleks, et oma anorgaanilist keha elus hoida, on meil vaja teatuid anorgaanilisi aineid. Ja ma just rõhutangi anorgaanilisi, mitteorgaanilisi, sest me ise me koosneme umbes 66% anorgaanikast. Mis ained on? Need on põhimõtteliselt nihkes olevad keemilised ühendid ja keemilised reaktsioonid. Meie ju bioanatoomias käib ju kogu aeg tohutult palju keemilisi reaktsioone igatepidi. Aga need on nende muster ja geomeetria, mille pealt need käivad, võib-olla oled kuulnud, me siin kuldlõige, Fibonacci-jada ja kõik see, eks ole. Siis see ongi see surmajada. Ehk siis kuldlõige, Fibonacci-jada garanteerib meile surma. Sa sünnid ja see muster, mille pealt puud õitsevad, taimed õitsevad, kõik, eks ole, käib, on ju. See muster garanteerib sulle surma. See on see, millest väga paljud inimesed aru ei saa. Nad vaatavad, et see on mingi püha ja kõik ja huvitav, ongi huvitav, ongi matemaatiline. Kõik ongi matemaatika, aga kas see on see algne matemaatika? Kas see on see päriselt see orgaaniline elus matemaatika? Ja kui ma nende õpetusteni jõudsin, sain aru, et et meile juba valetatakse isegi sellel tasandil. Millest me siis üldse räägime? Ja siis oligi see, et esimesel paaril aastal ma sain aru, et vaata siis oligi see koht, kus ma lõpetasin ju täielikult raamatute lugemise ära. Sest see koht, kus seda materjali tuli, see on nii suur, et sul ei ole sa ei jõua isegi raamatut lugeda. Ja see on üks kõige varjatumaid materjale tegelikult planeedil. Täna on nendele ligipääsud olemas. Sellele vihjavad päris palju, Egiptuse püramiid on ehitatud selle sama kuldse selle mingi teooria. Ja, aga ma ütlengi, et kõik püramiidid, kõik need Peruus, need igasugused asjad, üle maailma, kõik need on ju kõik pärast Atlantist. Kas need on portaalid või? Ja, ütleme, Giza on konkreetselt tähevärav 4 planetaarselt ja läbi Giza toimusid ülestõusmised ja planeedilt välja, ütleme, liikumised. Sa arvad, et siis oli püsti mingisugune tehnoloogia, mis oli seal püramiidi sees, mingi uksuke ja see läbi käia? Ja, seal oli teatud kambritesse kohtadesse võimalik siseneda,
aga jällegi tähevärav avaneb siis, kui kas sinul või tähevärava kõrval on vastava DNA koodiga inimene. Et kui sa millalgi kuulad ära minu dokumentaali või oled juba kuulanud 3 Jeesust lugu, et mis päriselt toimus 2000 aastat tagasi ja kes Jeesus Kristus siis on ju. Ja neid oli tegelikult mitu. Siis selles loos on tegelikult kõik olemas, mis toimus. Ja see lugu on nüüd taastatud. See lugu on selles mõttes nagu väljas. Et kuna siin planeedil on endiselt teatud inimesed, kes oma eelmises kehastuses olid selle Jeshua 12, kes oli siis põhi nagu nii-öelda Jeesus Kristus, tema siis suguluses, tema vereliinis ja elasid selle aja jooksul, kui need sündmused toimusid. Ja sellest on meil jäädvustunud päris arvestatav dokumentaal. 30 minutit sai teis, teeme üks pausi. Okei, tulime tagasi. 3 Jeesust oli siin ja kui ma seda piiblit YouTube'ist vaatasin, kuulasin, siis ma nagu sain nagu aru, et Jeesus. Pigem nad räägivad piiblis inimese ajust ise, et iga inimene on mingis mõttes Jeesus. No iga inimese sees on algallika Jumala seeme. Selles mõttes, et me kõik tuleme, ise väita, et me kõik tuleme ühest kohast, aga suures pildis me tuleme kõik ühe teatud suure teadvuse või laengu seest, millel on kindel korrapära, on ju. Aga miks meie planeedi ajaloos omab see lugu nii suurt tähendust või tähtsust, on lihtsalt see, et üle väga-väga pika aja meie ajaloos sündis siis planeedile täieliku 12 DNA aktiveeritusega lapshing. See on põhjus, miks seda lugu on jäädvustatud. Tal on siis... Kui tavalisel inimesel on DNA aktiveeritus 2,5 ahelat ja võib-olla mõnel kuni 3,5 ahelat. Kas siis võib öelda, et tal on see mingi 3. silm on hästi lahti või? No tal mitte ainult 3. silm, vaid tal on kõik lahti. Okay. Et selles suhtes absoluutselt igal tasandil. Et ja pluss tal on see, mis imesid ta korda saata suudab, see on nagu väike asi võrreldes sellega, et kui see hing tuleb, siis planeedi põhimõtteliselt tuumas käivitub portaal, mis annab ligipääsu liikuda välja siit keskkonnast. Ja kui piibel vihjab ka tegelikult üles tõusmistele, siis see ei ole lihtsalt tegelikult mingisugune allegooriline tähendus, vaid see, mida Jeshua 12 tegi, ta on tegelikult nimi Jeshua, ütleme siis täpsemalt, siis tema aitas teatud geneetilise koodiga rassidel, neid nimetati sinise leegi esseenideks, esseenide vennaskond, kui oled võib-olla kuulnud, kes kandsid teatud kindlalt ka DNA aktiveeritust, nemad said läbi Jeshua juuresoleku läbi portaalidest, haihtusid siit. Täitsa huvitav ulmevärk. Jaa, aga tõde ongi ulme. Sellest peavadki inimesed aru saama, et tegelik tõde ongi 24/7 ulme, aga meid on programmeeritud kogu aeg, et seda ei eksisteeri. Programmeeritud ehk siis meil käib sõda selle 3. silma pihta vist on ja. See on üks asi kindlasti ja meil on igasuguseid aineid, mis pannakse igal poole sisse, et see ei aktiveeruks, ei avaneks, ütleme, et hoida meid sellises madalsageduslikus seisundis, kõik oleks blokeeritud. Kraanivett ka jooda? Ei, ikka väldin. Ma joon tegelikult väga tihedalt seda sama Saaremaa vett. Mul on muidu kodus on filter, ma filtreerin enda vett. See on ka hea. Aga muidu jah, ma joon ka pudeli vett, aga seal on need plastmass mikroneed. Aga me ei saa vaata nii
lolliks minna ja kõikide asjadega. Ja point ongi selles, miks see isegi ei ole isegi pointi minna lolliks nende asjadega. Ma kohe seletan, miks. Tervislik toitumine, tervislik joomine, tervislik, ma ei tea, vitamiinide tarbimine, kõik asjad. Fine, väga tore on ju. Kui see oleks nii määrav, siis sina peaks elama 250-seks ja see alkohoolikust või narkomanist prügikoll peaks siis juba 50-selt olema ära kärbunud, on ju. Aga mis reaalsus on? Nemad võivad elada umbes 80-seks. Ja mingid veganid lähevad siit 50-selt. No veganid küll. Või vahet ei ole, ma tõin suvalise näite, ärge võtke keegi isiklikult, on ju. Vahet ei ole tervislik toituja, tervisesportlane, tervisetegelane võib minna rutem kui inimene, kes päev iga päev viina. Tegelikult iga söömine, ma kuulsin, et tegelikult kahjustab rakke, et mitte söömine pidi just kõige parem olema. Aga... Ja, ei, ma tegelikult jutuga ei tahtnud võib-olla isegi nii sügavale minna, või selles mõttes ma tahtsin sellisele tasandile jõuda, et surmakood on sisse kirjutatud anyway. Anyway, Fibonacci järgi tuleme siia, kasvame siin ja nüüd ongi see. Ja nüüd ongi küsimus, et kas meie see struktuur hoiab domineeritud tagurpidi keeratud 10 keskusega kabalapuud või meie struktuur hoiab õigetpidi 12 energiakeskusega katarapuud, mis on siis algallikaga ühenduses. Nüüd, kui sa saad oma keha, oma selle bioloogilise, tegelikult isegi välja võiks öelda, keha on lihtsalt atribuut, ta ei oma nii suurt rolli, kui inimesed panevad rõhku sellele. Kõik on energeetika, energia, sellest saab kõik alguse. Nüüd, kui sa energia muudad läbi oma teadvuse ja teadlikkuse, kõike saab muuta läbi oma teadvuse ja läbi teadlikkuse. Sa pead teadma, mida sa muudad. See ei ole lihtsalt see, et ma nüüd tahan, mida sa tahad. Ja mõistusel, võiks öelda isegi täiesti loogilisel ja ratsionaalsel mõistusel on vaja aru saada, mida tuleb luua. Isegi vaimses ja spirituaalses maailmas. Sama, mis me teeme. Ja mida praegu tegelikult New Age nagu on aegade jooksul kogu aeg alla surunud, on see, et mõistusest ära, tunnetus, ainult tunnetus, tee süda lahti, ole hea inimene, kõik on. Aga siin meie karmis maailmas on need, kes tahavadki, et sa selle südame lahti teeksid, et seal vastavalt asju korda saata, et neid hingede ülevõtmise asju käib ju vaimses spirituaalses maailmas 24/7. Aga see põhituum on see, et kui me muudame oma energeetika, selleks on olemas teatud nagu, ütleme, tehnikaid ja asju ja seda nimetatakse biospirituaalseks katara tervenemiseks. Et kui me praktiseerime mingilgi määral, kas või vähesel määral, seda katara tervenemist, siis see muudab alusšablooni. See tähendab seda, et ta muudab seda kirjet. Kui kirje on kuldlõikeline, siis sinu biovälja on sisse kirjutatud igal juhul füüsilise keha suremine. Kui sa hakkad teadliku meelega kirjet muutuma, alusšablooni hakkad muutuma, siis algne inimene nimetatakse igavikuliseks. Jah, meil on sisse kirjutatud küll see surm, aga vaata, meil tehnoloogia areneb, inimesed tulevad need roboti käed, roboti jalad. Elon Musk nüüd teeb seda Neuralinki pähe ja chipid pähe, meil tuleb see VR klaasid. Lõpuks me saame uploadida, ma arvan, et enda aju nagu siin. Sa nüüd lähed selles mõttes täielikusse anorgaanikasse. Aga tegelikult ma ei tahtnud niimoodi. Ma tahtsin seda küsida tegelikult, et kui me ära sureme, siis, et mis siis juhtub? Ei, loomulikult hinge tasandil liigud vastavalt DNA aktiveeritusele edasi või ka tagasi saab liikuda. Aga enda sisse niimoodi molekulaarselt, et su enda sees on see... Ja, aga ma räägin nüüd sellisest asjast, et jah, võib-olla paljude jaoks see kõlab nagu absurdina ja võib-olla ei pea üldse realistlikuks, aga ma räägin kehaga suremisest.
Sorry. Samal ajal, kui see kehaga ära lahkumisest. Et nagu koos kehaga. Jah. Ma olen kogu aeg mõtlenud, et keha jääb siia, hing läheb ise kuhugi minema. Ja noh, see on see anorgaanika, see ongi see surmaratas. See ongi reinkarnatsiooni see on sisse kirjutatud surmageomeetria reinkarnatsiooni mõte, et sa sünnid siia, jätad keha maha, lähed hingena atmosfääri, kukud tagasi, sünnid siia, jätad keha maha, lähed atmosfääri, kukud tagasi. See on see, mis on toimunud praegu meie planeedil umbes 26 000 aastat. Nii. See on lõkk, see on karantiin. Siin ei ole mitte mingit pistmist orgaanikaga. Orgaaniliselt toimuvad läbi portaalide ja täheväravate edasiliikumised koos kehaga. Ja see ongi valgustumine. See on huvitav, kuidas sukust asja tehakse. Aga selleks on vaja teada teatud asju. Arvad, mingid tüübid praegu teevad ka meie aja sees seda? Siin planeedil ei, mitte keegi. Need, kes väidavad, et nad on valgustunud, need kohe kindlasti ei ole valgustunud. Sa rääkisid, et osades kohtades on maa all ja niimoodi. Ei, portaal on terve planeet täis. Aga sul ei ole vastavalt täna, ütleme meil, ei ole inimkonnas praegu veel selliseid inimesi, kellel oleks see DNA nii aktiveeritud, et ta ka sealt läbi läheks. Sa mõistad, et sa pead olema suuteline andma oma teadvusele käsu muuta kõik oma aatomid valguseks. Sa ju koosned aatomitest. Nii. Ja need omakorda koosnevad rakkudest. Ja seal on luud, lihased, veresooned, elunkonnad. See ju kõik on komplekt, on ju. Nii. Kas sa oled suuteline oma teadvuse andma käsu kogu see kompott muuta valguseks, põmm, ja tee manifesteeruda? See on meie sees olemas. See on meie sees 24/7 olemas. Ma kuulan ka neid sükseid tüüpe, kes räägivad, et sa pead nagu mõtlema hästi positiivset, et see mõjutab sind raku tasandil. Kui sa lähed negatiivset, siis ka... See positiivne ei ole esmajärguline. Siin on vaja spetsiifilisemaid teadmisi. See ei ole päris nüüd nii, et me mõtleme positiivselt ja hakkame siit valgustuma. Et siin tuleb aru saada, et siin on taga tehnoloogia. See on bioloogiline tehnoloogia. Ja see võiks öelda seda, et see, mida ma praegu sulle kirjeldan, neid asju tehakse ka kunstlikult. Ja üks viis, kuidas seda saab kunstlikult teha, on näiteks läbi UFO-ketaste, on ju. Nimetame neid UFO-ketasteks siis, on ju. Mis suudavad liikuda 90-kraadiste nurkade all ja demanifesteeruda ja väga kiirelt liikuda ajas, on ju. Nii. See UFO-ketas on anorgaaniline Merkaba. See ketas töötab elektromagnetiga. Tal on ülemine siis elektriline spiraal ja alumine magnetiline spiraal. Aga ta on ju metallkonstruktsioon selles mõttes. Seal ei ole mitte midagi bioloogilist. Ja kuna seal siis sees, üldjuhul neid kasutavad setad ja greid, on ju, siis muidugi teised kosmilised rassid ka, reptiilid ja drakod ja need ka muidugi. Aga nüüd seal nad siis käivitavad anorgaanilise Merkaba läbi selle seadme ja saavad kunstlikult liikuda ajas ja ruumis. Ja muidugi ongi planeedi suhtes, nad saavad liikuda paralleelmaale ja sealt mingitesse tõenäosustesse ja põhimõtteliselt niimoodi, kuna neil on advanced tehnoloogia. Aga see on anorgaaniline tehnoloogia. Iga inimese ümber on Merkaba. Kui sa oled võib-olla minu asju kuulanud kuskil, siis võib-olla oled aru saanud, et me räägime väga palju Merkabast. Merkaba siin, Merkaba seal, Merkaba on AO. See on nagu, seda nimetakse, see on sinu multidimensionaalne liikumisvahend. Kui need, kellel need Merkabad on juba tuksis ja ei tööta, siis teatud need zeta ja teatud kosmilised rassid ei ole võimelised oma kehaga täheväravatest läbi minema. See tähevärav rejectib nad, sest nad on nii damaged. Sa võiks siis öelda nii, et ta on nagu et sa pead portaalist läbi minna, aga sellest portaalist läbi minna, sa pead olema nagu pure, puhas. Nüüd nende rassiliin, DNA kood on nii damaged, et mitte ükski tähevärav neid läbi ei lase. Nüüd nad peavad ehitama üles tehnoloogia, läbi mille kunstlikult liikuda
peamiselt läbi wormhole'ide. Oled kuulnud, on ju? Ussiaugud. Nii. Nüüd see on ussiaugu tehnoloogia, see on PEACE-tehnoloogia. Nüüd läbi ussiaukude on võimalik liikuda kosmoses läbi ajaruumi kunstlikult teistesse reaalsustesse. See ei ole orgaaniliselt liikumine, see on kunstlikult liikumine. Ja nüüd nad saavad liikuda ja mõjutada teatud keskkondi. Ja ka meie planetaarses keskkonda on väga palju tuldud sisse. Selles mõttes neid juhtumeid on siin siiamaani igal pool, on ju. Aga siin tuleb nagu aru saada sellest, et see, et nad on nagu tehnoloogiliselt more advanced kui meie, ei tähenda seda, et neil oleks algallikaga ühenduses biospirituaalseid teadmisi. Ja see ei tähenda ka seda, et neil oleks kõrgem potentsiaal kui meil. Inimestel on kõrgem potentsiaal isegi. Kui inimene paneks tööle oma orgaanilise merkaba, ehk paneks tööle oma magnetilise ja ülemise elektrilise ja suudaks nende hingamiste asjade kõigega seda, ütleme, praktiseerida nii kaugele, siis põhimõtteliselt on võimalik panna oma keha nii tööle, et sa saadki liikuda oma enda liikumisvahendiga. Sorry, segan, aga need hingamised on ju, oled sa teinud neid hingamisi? Ja, ma olen teinud neid ja praktiseerin neid ja... Ma hakkasin ka koroona ajal Wim Hofi teada. Ma tean, ta on see jäämees, on ju. Ja. Et ta teeb koos seda selle külmaga. Ja igastes sealt ma leidsin ka ta ja hakkasin tegema. Ja ma läksin vahepeal nii hulluks siin ära, et tegin selliseid striime lausa, kus ma mediteerisin. Siis ma lindistasin mingisugust meditatsiooni, kus ma tegin täiesti tund aega jutti, hingamist, niimoodi sügavalt, ma oleks täitsa tiipi. Siis hoiad hinge kinni ja siis kui sa hinge kinni hoiad, siis sa tunned, et see mingi laine tuleb, hoiad hästi kaua, siis tõmbad jälle lahti ja siis pigistad jälle ja siis läheb mingi teine energiaväli. Mis ma tahtsin sulle oli see, et ma avastasin ühe streamingu sees seda, kui ma vaatasin järgi, et ma minestasin ära, aga mu enda teadvuses ma ei minestanud ära, ma ei olnud üldse teadvusetu. Ja ma olin täitsa mingi pool minutit, olin out, mul oli koer ka, nüüd mingi aeg oli koer ära, aga mul oli koer ka, koer haukus kõik mu peale, mis ma vaatasin iseennast, ma olin nagu teemad, ulusin seal niimoodi. Aga ise mu teadvus oli see, et ma ei minestanudki ära, aga striimis ma olin mingi pool minutit väljas. Ja, siin peab selles mõttes olema ettevaatlik, et oma teadvusest välja minemine ei ole vajalik. Et selles suhtes need orgaanilised tehnoloogiad meie ümber töötavad nii, et ta ei ole mitte kuidagi siin kahjustav ja ta ei ole mitte kuidagi segadust tekitav, vaid ta on täielikult koostöös. Need asjad, mis juhtuvad nii, et sa ei saa aru, sa lähed segadusse ja tihti ka väga paljud need kehast välja minemise juhtumid ei ole alati, seal on nüansse muidugi, ma ei saa öelda, seal on selles mõttes hingelisi mingeid kokkuleppeid, nüansse, kus mingid inimesed isegi minestavad vahest sellistel momentidel ära, kus keha ei saa võib-olla mingite asjadega enam hakkama ja tal on vaja teisel tasandil mingit probleemi lahendada. Ja siis ta tuleb kehasse tagasi, need on need minestamise momendid. Aga orgaaniliselt tegelikult on need protsessid väga naturaalsed, väga pehmed, väga sujuvad. Nad ei ole äkilised ja nad ei tohi olla selles mõttes kahjustavad. Nii kui asjad on, kus sa tunned ebameeldivust, hirmu, mingisugust anomaaliat, siis seal ei ole taga orgaaniline käekäik. Et see on puhtalt ka loogika mingil määral, sest orgaanika lähtub ainult sellest, mis on sinu hingele kõige olulisem, kõige puhtam, kõige vajalikum. Kõik, mis ümberringi toimub, siin tehakse igasuguseid asju, mingisuguseid imehingamisi, kus viiakse inimesi mingisugustesse seisundisse. Aga mis seisunditesse? Millistesse selle sagedustesse? See päris nii ei ole, et hakkame kõik suvaliselt kuidagi moodi hingama.
Ja, muidugi. et seal on jällegi, kuna hingamisest tuleb juttu. Hingamine on ka seotud elektromagnetenergiaga ja hingamine on meie sünniõiguslik instinkt. Iga, võiks öelda isegi asi, tegelikult asi ei ole õige öelda, aga iga elus asi või iga elus olend, vahet ei ole, kui väike, kui pisike, kui suur, hingab. Kõik hingab. Rakk hingab, kohviuba hingab, planeet hingab, päike hingab, galaktika hingab, kosmos hingab, inimene hingab, kõik hingab. Ja kuidas ta hingab on see, et kui asi hingab välja, siis ta pööritab ülemist elektrilist märkabad päripäeva. Kui asi hingab sisse, siis ta pööritab alumist märkabad vastupäeva. Ehk siis need on kõik hingamise dünaamikad, mismoodi kõik on liikumises. Ja siis kui koroona tuli ja maskid ette, siis nad panid meelega meil need hingamised kinni. No see on üks asi, see on blokeering, on ju, et hingata võid läbi kõhu ka, on ju, selles mõttes. Ma räägingi, selles mõttes üks asi on hapniku hingamine, teine asi on hingamine energeetiliselt. Sa ei saa mitte hingata, vahet ei ole, kui sa enam ei hinga selle kehaga, sa pead surnud olema. Su keha peab surnud olema, siis sa enam ei hinga. Muidu sa hingad kogu aeg. Sa ei saa. Ja teine asi ongi see, et hingamine võrdub loomine. 24/7. Hingamine võrdub loomine. Kui sa enam ei hinges, sa ei loo. Iga hingetõmbega, iga välja hingamisega sa lood. Ja mida sa lood? Sa lood 360 kraadist hologrammi ehk reaalsust enda ümber. Mille ühisväli on planetaarne reaalsus. Oled sa olnud natukene ülekaalulisem ka? Ei. Sest et sa oled jalgpalliga, sa oled ju trenni teinud ja kogu aeg on hoidnud mingis mõttes mingis füüsiigis. Ja. Mul oli mingi aeg siin, et ma sõin ennast natukene suuremaks ja siis nüüd olen jälle söönud ennast väiksemaks. Vahepeal olin veel väiksem, veel kuivem. Siis ma panin tähele just seesama, mis sa seletad, see ruumilisus. Et kui ma olin ülekaalulisem, mu silmad tajusid seda ruumilisust poole kehvemini. Nüüd, kui ma olen jälle nagu fitim, siis nagu see on hästi terav ja kõik protsessib poole lihtsamini. Huvitav, polegi isegi kuulnud sellist. Et see on täitsa, ma uurisin, et kui sa võtad kaalust juurde, sulle aju võtab ka seda rasva ja kõik protsessib aeglasemini, siis nagu näedki seda maailma nagu niimoodi uduselt. Ja sellel on ka niisugune nimetus brain fog. Ja kui sa oled täitsa nagu ülekaalus, siis ma usun, et see maailm on veel udusem. Ja see ongi nagu niisugune depressiivne nagu olla siin. Kindlasti. Et ma arvan küll, et siin on mingi niisugune seos. Kindlasti on, sest kuna me kokkuvõttes näeme niikuinii läbi ajudega, ega me läbi silmade ei näe, et silmad on lihtsalt läätsed, mis peegeldavad seda sisemist pilti meie sees, on ju. Siis ma õppisin mingi niisugune ka, et see käbinääre on siin keskel, 2 silma keskel, niisugune hästi väike. Käbinääre on aju keskel. Aju keskel. Ja 3. silm on siis, mis siis toob selle siia ette nagu see ühendus käib, eks ole, et käbinääre on keskel ja siis ta liigub või horisontaalselt siis liigub siia ette, on ju. Need on omavahel ühenduses. Ja siis käbinääre üles jookseb kroonchakra, on ju, mis avab selle lahti. Ja siis sealt kroonchakra peale ehituvad veel omakorda veel kõrgemad morfogeneetilised chakrad, mis on pea kohal siin. Ja siis ongi niimoodi, et läbi käbinäärme jookseb tegelikult mitu chakrat läbi. Kroonchakra, 3. silma chakra. Siis siit jookseb läbi ka harknäärme chakra. Üks jookseb siis niimoodi, et ta tuleb siis siit kuklast ja jookseb diagonaalis sulle siit kurgust läbi. 8. chakra, väga oluline. Ja siis teine jookseb teisest diagonaalist. Ehk siis ta hakkab siit, kus lastel on see pealõge, see pehme koht, kui nad sünnivad. Ja siis ta jookseb siit sellest kumerast kuklast, jookseb nagu läbi. Ehk siis see asi meil siin on täis selliseid ühendusi,
millest inimestel pole aimugi. jah, ma olengi just seda vaatanud, et peabki tegema trenni, jooma hästi puhast vett, toituma, et siis nagu see visuaalpilt, mida sa näed. Ütleme nii, et sul on kergem oma kehas, oma selles atribuudis, oma töövahendis eksisteerida siin. Sul on lihtsalt kergem, kui sa teed neid asju mõistuse piires, aga nüüd ongi see, et siit saab minna psühholoogiliselt üle võlli. Kõige sellega. Isegi tervisliku toitumisega saab minna psühholoogiliselt nagu üle võlli. Seda küll, jah. Kuna meie maailm on täis ikkagi väga palju süvaanorgaanikat, on ju. Ja kui sa nüüd hakkad püüdma igas elemendis jääda puhtaks, ta kaotab mingil määral selle planetaarses keskkonnas oleva kogemusliku mingisuguse isegi nagu sellise nagu naudingu ära. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen, on ju. Et kuna me juba oleme siin selles kehastuses ja meie hing teadis, kuhu ta meid saadab, kõrgem mina, on ju. Teadis, kuhu ta oma mingi hingetükki saadab. Me oleme kõrgema mina hingetükid siin. Ega me siin oma täishingega ei ole. Ma loodan, et kõik kuulajad saavad aru, et täna kõik inimesed siin planeedil ei ole oma täishingega siin. See ei ole võimalik. Sa oled alati hingeosaga siin, sest me oleme sageduslikult, oleme dimensionaalselt nii madalal skaalal, et siia planeedile täishing ei saagi sündida. Miks? Väga lihtne põhjus. Kui täishing sünniks täna siia planeedile, siis see planeet lendaks tükkideks. See on puhtalt, see on sama nagu, see on lahengupõhine. Täishinge laheng on nii suur, et see planetaarne keskkond ei kannaks mitte ühelgi kujul seda välja. See on sama nagu mingi meteoriit lendaks siia sisse. Et siin tuleb nagu aru saada, et igal, see on nagu hard drive, on ju. See on mingi mälumaht, need on mingite gigadega, näeme siin, mingite hertsidega. Ja me sünnime mingite hertsidega siia. Ja planeedi tuum peab kõik selle välja kandma. Igal inimesel on mingid gigad, mingid hertsid. Ja nüüd planeedi tuum peab selle nagu välja kandma. Aga meie ajaloos on juhtunud olukordi, kus tulevad sisse ja selles suhtes, et siin ei saa muidugi ka seda väita, et täna kõik 8 miljardit inimest on võrdsete laengutega. Kindlasti mitte. Et siia sünnivad juba nii kõrgetest keskkondadest teiste sagedustega nagu inimhingi, on ju. Siin nimetatakse indigolapsed, kõik sellised, on ju, kes tulevad täiesti teistest keskkondadest ja keda näiteks see planetaarne draama, mis siin meil olnud on ju, üldse ei puuduta. Ma olen ju seda ka eelnevalt rääkinud, et kui vanemad teevad lapse, on ju, siis siin tuleb aru saada sellest, et see laps võib sellisest kohast sisse tulla, et tal ei ole meie geneetilise planeedi pärimusliiniga mitte vähematki pistmist, mis näiteks oletame, et vanematel on. Aga see tähendab seda, et üks vanematest peab olema ka siis järelikult mingi kõrgema liiniga. On ju. Ja nüüd kuna tal on liin olemas, siis ta toob kuskilt väga kaugelt sisse ja üldjuhul, mis on nende laste iseloom, kes siia sisse hakkavad üles kasvama. Neil on ülikeeruline selle maailmaga kohaneda. Nad ei saa aru, miks nad siin on, nad ei saa aru, mida nad ei kohane, nad ei leia oma kohta siin, nad võivad olla tihti problemaatilised. Nendega võib olla lasteaias raske, nendega võib olla koolis raske. Neil võivad olla keskendumishäired, nad on kogu aeg kuskil ära. Aga need on vihjed sellele, et tema hing on sattunud temale tegelikult arusaamatusse keskkonda. Nii, paus. Sa rääkisid indigo lapsed. Kes need indiaanlaste need? Ei ole pistmist. Vihmametsast või? Ei, indigod nimetatakse ongi kõrgematest rastidest ja kõrgema sagedusega hinged, ütleme, kui tavainimesed lihtsalt. Okay. Ütleme,
Indigode nagu laviin hakkas pihta kuskil 1920-30. Ütleme enne seda indigosid väga-väga pikalt tuhandeid aastaid üldse ei tulnud. Kas on kuidagi võimalik ära tuvastada, kes on sealt indigo rassist? Noh, ma arvan, me oleme näiteks. Okay. Ja paljud on, kes on teistmoodi mõtlevad. Okay. Aga indigo on üldine nime, tähendab indigo ei ole rassi nimetus. Okay. Tähendab, niisugust rassi nagu indigo ei ole olemas. Ta on üldine nimetus tohutult paljudele sadadele ja tuhandetele kosmilistele erinevatele rassidele, kes lihtsalt tulevad, ütleme siis niimoodi, kes ei tule reinkarnatsioonitsüklist. Et siis me nii-öelda ei ole tulnud sealt tsüklist? Pigem. Aga ma arvan, seda iga inimene peab ise tunnetama. Mõni inimene võib tunnetab, et ta just on. Ma olen hästi palju kuulnud seda indigost, aga ma ei ole nagu niimoodi guugeldanud seda. Ja, see on nagu tegelikult huvitav topik. Siin tuleb aru saada, et ütleme selline julgelt 80-90% planeedi inimkonnast on kehastunud läbi reinkarnatsiooni. See tähendab seda, et nad on selles planetaarses keskkonnas erinevas siis mineviku ajaliinis juba eksisteerinud. Nii, see tähendab seda, et nende geneetika on selle planeedi geneetikaga juba tuttav. Kuna planeedil avanesid teatud portaalid ja väravad siin ja ütleme, see peamine täheaktivisatsioonitsükkel, mis toimub iga 6000 aasta tagant, avanes üldse 2000. Meie aastal 2000 avanes ju selline tsükkel, mis toimub iga 26 000 aasta tagant. Kus see kirjas on niimoodi? See on kirjas, ütleme niimoodi, see on teada. See on see Maja kalender lõppes 2012? Majade kalender räägib natukene teistest ajatsüklitest. Majade kalender on sellest, millal vanem illuminaadid ja Anunnakid tagasi tulevad, et saada uuesti ristuda siis täherassidega. Majade kalender on puhas anorgaanika, puhas verekultus, verevalamine, ohverdus, värk on seotud Maja kalendri teemaga. Aga ma räägin praegu nagu orgaanilistest tsüklitest, mis on paratamatult ja mis toimuvad. Aga need anorgaanilised rassid, kes planeedil võimul on olnud pikka aega, nemad on nendest tsüklitest teadlikud, et need tulevad. Ja need on kosmilised tsüklid, mida ei saa ära hoida, need tulevad igal juhul. Nüüd nende tsüklite ajal, mis on kõige olulisem asi, et sa ei lase indigodel ärgata. Kui indigod hoida võimalikult koomas, võimalikult nagu ohjas, mis iganes vahendite järgi, meeltekontrolliprogrammid, toit, söök, jook, mida iganes, vaktsiinid, meditsiinid, kõik see on selleks, et hoida indigo potentsiaal nii tüma kui võimalik. Sest kui indigo ärkab, siis on probleem. Nendel on nii suur nagu võim. Kes on siis näiteks Bill Gates? Puhas reptiilne pool, jah, selles mõttes. Elon Musk? Ma arvan, teatud Anunnaki, kes ajab natuke teist liini, mis ütleme reptiilid, aga neil on oma, siin planeedil on erinevad agendad. Ma näiteks, Joe Rogan näiteks räägib täiega, et Elon Musk nii hea, aga ma olen guugeldanud ära, et kes on Elon Muski isa. Elon Muski isa on täielik pettur ja paha mees, ta peab seal Aafrikas seda maini, kus kobalti mainitakse. Ja ma tean, need Muskide pered on Lõuna-Aafrika Vabariigi suurtest kaevanduse dünastiatest ja selles suhtes on see, jah. Et selles mõttes Elon Musk on valetanud internetile, et ta tuleb nagu ei kuskilt, et tal ei olnud seda rikkat perekond ega midagi, aga tegelikult isa on tal. Ja ma tean, see ei vasta tõele. Jah, et nagu ta on nii palju valetanud. Aga ta on selles mõttes, Elon Musk ikkagi eristub kabalistlikust eliidist. Ma ütleks ikkagi niimoodi, et ta päris, ütleme siis leebelt niimoodi, et ta on kurjema versiooni parem versioon. Et, aga meil tuleb ju,
siin maailmas nagu etapiliselt liikuda, on ju. Me ei saa ju hüpata kohe orgaanikasse, et meil tuleb nagu vaikselt, sujuvalt tulla sellest eriti, sellisest satanistlikust libahundi kurjusest tuleb nagu välja astuda, mis on planeeti valitsenud tuhandeid aastaid. Mis sa arvad, mis see Neurolink meile teeb, kas saadame, kirjutame enda mingi hingele alla või? Jällegi, see kõik on anorgaanika ju, selles mõttes puhas tehislik. Ma rõhutan, et meie ümber, inimese välja ümber, inimese morfogeneetilise välja ümber on selline tehnoloogia, et sul pole mitte ühtegi asja vaja. Sõna otseses mõttes mitte midagi. Aga ainuke asi, mida on vaja, on solaarsümbioosi, et need asjad ka toimiksid. Ma selle jätsin enne mainimata, siin on tohutult nüanss. Solaarsümbioos tähendab seda, et päike peab elus olema, päikese valgus peab elus olema. Ehk siis need, ma ei mäleta, mis see nimed olid, Shona või mis iganes need spargid või asjad, mis on siis elusa valgusega seotud, on ju, mis meie seda rakku kogu aeg toidavad. Orgaanilistes keskkondades üldse puudub söömine. Üldse isegi sellist kontseptsiooni nagu söömine üldse ei eksisteerigi, kui ma räägin nagu päris orgaanilises keskkonnas, mida on nagu kosmoses enamus. Siis nemad elavad valgustoidu peal. Nii, aga selleks peab, päike peab elus olema. Meie päike on surnud, juba pikemat aega. Ta võib-olla on nagu surnud valgus. Et nagu ta tegelikult on surnud, aga eksisteerib meile veel. Ei, ta annab meile palju, ta annab see D-vitamiin ja kõik ja taimed, fotosüntees, kõik loomulikult 100%, aga läbi surnud valguse. Ta tuleb valgust peale praegu? Ei, ta on valge, aga valgus saab olla surnud. Okay. See valgus saab toita ja elus hoida. Anorgaaniline valgus saab toitu elus hoida anorgaanilist loodust. See on kõik fine. Selles mõttes, mitte nüüd, selles mõttes ta toimib niimoodi. Ta on meil toimunud niimoodi miljonid aastaid siin planeedil. Aga lihtsalt siin tuleb aru saada, et on olemas keskkondi, ütleme päikesesüsteeme. Me oleme ühes päikesesüsteemis. On olemas päikesesüsteeme, kus keskel on elus nagu päike siis. Mis ei ole Fibonacci jadal, ega meie päike on ju ka kuldlõikeline. Ja meie päike läheb ju lõpuks supernovaks, mingite miljardite aasta pärast. Ja. Mis tähendab supernova? Ta süüakse mustas augus ära. Nii. See tähendab seda, et me praegu elame siin päikesesüsteemis ja nüüd ta teeb suure kaare ja must auk sööb ta sisse läbi linnude galaktika ja toitub sellest. Saad aru? Aga meist toitutakse ju samal ajal, kui kogu see keskkond siin eksisteerib. Kõikidest inimestest toitutakse ju 24/7. Emotsioonid, vihad, kõik värgid on ju. Ja selleks on olemas piistehnoloogia, mis selle aja jooksul, kui lõpuks süüakse kõik ära, vahepeal toitutakse nagu niisama, ütleme siis väikeste ampsudega, siis selle jaoks on olemas vahendid, mis toitu transpordivad. Nii. Kui ma nüüd küsin, et kas sa tead, mis on peavahend, mille kaudu toitu transporditakse planeedilt välja? Peavahend planeedilt välja? Ja. Mis siis inimesed? Ma ei tea. Ei, üks asi on meil atmosfääris, mida me näeme iga õhtu. No, räägi. Kuu. Jah. Kuu kaudu käib kõikide inimeste kogutud energia väljaviimine. Nii. Ja kuu transpordib selle edasi Saturni. Ega meile niisama ei anta igal pool Moon Cult, Saturn Cult, on ju. Need on kõik, ütleme, Saturn on ju kabalistlikus ja okultistlikus selles mõttes sellistes satanistlikes liikumistes ju väga oluline sümbol, väga olulisel kohal on nagu Saturn ja kuu, on ju. Ja seda avalikult igal pool näidatakse. Siis ja läbi Saturni saab siis siit päikesesüsteemist nagu välja, mismoodi siis käib see ridurada pidi, see toitumine, on ju.
ehk siis kasutatakse reaalseid planeete, hoiustatakse, transporditakse, kõik niimoodi. Et noh, ma räägin, et reaalsus on nii palju ulmelisem, kui me üldse ette kujutada oskame, mis nagu tegelikult toimub. Mul näitas küll, me vaata seal Facebookis rääkisime, mis ma tegin. See pani mul reaalsusele täiesti siukse kannapöörde, et kuidas on võimalik. Ja siis ma tahakski rääkida. Tead, et meil on siin nagu põhimõtteliselt bioloogilist 2 liiki, on siis taimne ja on seenerasv. Need on või nagu oskad, on taimne ja siis seeneliik, et need on nagu 2 täiesti eri liiki ja siis nad on nagu leidnud siin gloobuse peal siukse sümboolse, et nagu üks toetab teist ja et seened on hakanud nagu viima puudele seda toitaineid. Seenvõrgustik on jah meil ümber planeedi. Nagu kõik on läbi seente nagu ühenduses ja siis põhimõtteliselt hapnik on ka vist meil eksisteerib ühenduses kuidagi siukse läbipaistva seeneniidistikuga. Et nagu kõik on läbi selle nagu kuidagi ühenduses. Sealt need mingisugused energiaväljad tulevad. See on nagu nii, ma ei oskagi nagu seletada kuidagi. Nagu nii crazy teema. Ja see, kuidas sina seda seletad, raamatutest kuskilt lugenud ja... See ei ole ainult raamatutes, see on mälupiltide avardumine ja teatud asjad on kirja pandud ja teatud õpetused eksisteerivad. Need on nii mahukad, et kui me räägime korra nendest õpetustest, siis õpetus on võib-olla halb sõna, aga ütleme siis need, ta on jumala allika alg, ütleme, sünniõiguslik informatsioon, mis peaks meil tegelikult olemas olema ajaloo kohta ja kõige kohta, siis see maailmavaade hõlmab endas üsna peensusteni praktiliselt kõiki eluvaldkondi. See on nagu oluline. Aga oled sa lugenud nendest või oled sa näinud seost, et nad räägivad seal nendest hallulisatsiooniseentest ka? Et mis mõju nende... Mingil määral on, mingil määral on jutt olnud. Siin tuleb lihtsalt jällegi aru saada sellest, et ühelgi orgaanilisel planeedil hallutsinogeene ei ole. Või ei ole vajadust, sest inimestel on kõigil endal pulsid avatud ja lahti ja keegi ei pea võtma kuskilt mingisugust taime või seent või jooma midagi sisse, et siis saada midagi, sest see on juba olemas. Kuna meil on inimene väga suures anorgaanilises blokeeringus ja nihkes, siis on see sisse toodud, ja ma rõhutangi sisse toodud planeedi väliselt ka teatud taimi ja teatud liike, isegi ka loomi on sisse toodud siia. Et me saaks ühenduse teatud kõrgematele peamiselt anorgaanilistesse keskkondadesse. Kui ma sulle peaksin seletama, mis ma kogesin, siis kõik need energiaväljad, ma ütleksin, et ma nägin oma silmaga siis neid energiaväljasi. Et see on nagu täitsa uskumatu. Ja, see täitsa eksisteerib. Kõik, muidugi, iga puu on taga energia ja kõik see tuba on täis selliseid asju, mida me tavasilmaga ei näe. Mul isegi tulid portaalid niimoodi lahti, et kas ma julgen sinna sisse minna või mitte, et see on hästi väga hirmus, mis nagu juhtuma hakkab, et ma ei läinud sinna uksest sisse, aga ma ütleksin, et ma nägin neid portaale ka, et kus nagu on võimalik sisse minna ja enam tagasi mitte tulla, aga ma ei astunud nendest sisse. Väga hea, siis see ongi see koht, kus tuleb oma südamega tunnetada, et mis on nagu mis on ju. Sest ega see, et me sinna ennast avame selles suhtes, et sellised poolsurevad tehislikud anorgaanilised keskkonnad panevad seal 11. dimensioonini välja. See ala, kus ära uppuda, see on piiritletult suur. Ja enamus inimesed avavad ennast tihti astraaltasandile, mis on D4 on ju. Mis tasandil me oleme? Me oleme põhimõtteliselt dimensioon, ütleme, selles mõttes, me oleme tihedus 1, me oleme sagedusribal 3, dimensioon 3, aga me näeme
sagedusriba dimensioon 2. Me teadusega asetseme dimensioon 3, aga me näeme dimensioon 2. Ütleme siis niimoodi. Ma ütleksin, et kui sa annustad neid stseeni, siis sa hakkad neid sagedusi nägema, aga su aju ei protsessi neid ära, ehk siis sa ei oska neid nagu niimoodi kontrollida taga. No üldjuhul probleem ongi selliste asjade tarbimisele tegemisel see, et kuna me orgaaniliselt oma teadusega ise neid ei vallanda, siis me kasutame kõrvalsubstantse, onju, ja ta võib meid väga äkiliselt visata kontrollimatutesse kohtadesse, olukordadesse. Ja sellel on omad nagu ohud. Isegi võiks öelda väga suured ohud, et on inimesi, kes räägivad nagu bad tripidest ja asjadest, on ju. Muidugi seal on selles mõttes, see sõltub inimese teadvusest ka. Millises olekus inimene neid asju teeb. Esiteks, mis eesmärgil ta neid teeb. See on ka, mis taotluste pealt ta neid teeb. Seal on nagu palju nüansse. Kui me räägime nendest tšakratest ja et 3. silm on ka, vaata üks on tšakraga ühenduses mingisugune. 6, jah. Et mul oli üks siuke nagu egosurm oli niimoodi, et mu parim sõber, parim, aga ta on lapsepõlve sõber, kellega ma olen üles kasvanud, keda ma olen terve elu näinud, 2 silma kogu aeg, aga sel hetkel ta täpselt samamoodi annustas täpselt sama palju kui mina. Me olime metsas. Kui egosurm tuli, siis tal kadusid need 2 silma ära, ta tuli 1 silmaga ainult. 3. silm ainult eksisteeris ja tal olid koerad kaasas tulised niimoodi. Maailm oli nii ilus, kõik lainetas seal ja 1 silm ainult. Ja siis ma lihtsalt panin ennast maha sinna ja mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et see ehmatas mind nii ära. Ja siis ta käis mind seal turgutamas, et Rait, ära karda, kõik on korras. Sa oled siin ennem ka olnud ja ma ei tea, rääkis mingit sükust juttu, et ma kogesin, et ma oleksin nagu seal olnud juba, ma olen käinud seal nagu väga palju. Et nagu see oli nagu minu siuke aja, nagu siuke end koht nagu. Et see oli nagu väga imelik kogemus ja siis ma hakkasin ja peale seda ma hakkasin hästi palju uurimagi Gebinääret ja kuidas see nagu on meil ühenduses ja kuidas see toita ja et miks need seened just nagu mingi 3. silma nagu lahti teevad. Ja, et üldse ei vaidle vastu, et ei tee, aga et kuhu nad teevad ja nii edasi, et sellel see on väga tahkude rohke ja nüansside rohke selles mõttes, et kellel võib-olla on jah, oma arenguks või nagu sa ütled ka ego lahustamiseks või lõhestamiseks või ütleme siis selles mõttes teatud anorgaaniliste nagu membraanide lahustamiseks vaja niisuguseid asju võib-olla võtta või tarbida, et muud moodi nagu ütleme siis muud moodi mõistus koju kohale ei tule, vaata, et on vaja mingisugust asja, mis näitaks sulle siis on ju. Et vaata, mul on nagu see teema, et mul on nii tugevad sellised nagu sisemised rakupõhised nagu teadmised või mälestused või tunded, et mul ei ole isegi teatud asju vaja näha selleks, et neid uskuda, ütleme siis niimoodi. Mul ei ole vaja näha isegi ufot või tulnukat või tontev, keda selleks, et uskuda need olemas, ma tean, et need on olemas. Sest mul on justkui nagu mälestused sellest kõigest ja ma olen nagu läbi teinud selle tsükli. Mõned inimesed ütlevad sellise võib-olla selle kohta, et nagu vana hing on ju. Et praegu on hästi palju inimesi, kes hästi palju nagu räägivad ja avastavad, et oi, see on ja põnev too ja ma nagu kuulan ja mõtlen, et aga obviously nagu, aga so what? Mul oli näiteks see, et ma olin ise ennast siis programmeerinud hästi siukseks arglikuks inimeseks, et mulle käis täiega pihta see, et mis teised inimesed minust arvavad ja midagi. Ja ma sellega nagu kodeerisin ennast niimoodi lahti, aga tegin selle tripi ära, aga siis ikkagi võttis aega mingi 2 aastat, et endal julgust nagu koguda, et üldse näiteks sükust asja teha siin. Muidu ma ei oleks üldse nagu julgenudki.
inimestega oli imelik rääkida ja. ei, sul on hea, et sul nagu positiivselt see kogemus, mis sa said, avas sinu potentsiaali. Noh, see on tegelikult väga hea märk, et noh, üks ju ülesanne või elu ülesanne või elu mõte on ju ka see, et teada saada, aga kes ma siis päriselt olen. Noh, kui palju meile ju väiksest peale laotakse ümber neid mingisuguseid mustreid, tõekspidamisi, kõike seda niisugust välispidiselt, et kuidas sa ikkagi siia maailma nagu suhestud või kes sa siin maailmas olla tahad, on ju. Noh, väikestelt lastelt küsitakse ka ju 4-5 aastaselt, et kui sa suureks saad, kelleks sa tahad saada. Ja minu küsimus on see, et sa tahad öelda, et see 4-5 aastane juba ei ole keegi või, et ta peab veel kellekski saama või, nalja teete või, kelleks ta saama peab, politseinikuks või arstiks või advokaadiks või no, kelleks ta peaks siis justkui saama. Et küsimus on ju selles, kes ta on ja see, kes sa oled, see oled sa algusest peale. Sul ei ole võimalik kellekski saada. Sul on võimalik ainult olla see, kes sa oled, aga sul on võimalik mängida seda mängu, kes sa tegelikult ei ole, aga sul on võimalik kaasa minna välismaailma programmeeringute ja manipulatsioonidega 24/7, milleks nad tahavad, et sa saaksid. Ja üldjuhul, kui me millekski siis saame ja hakkame ennast kellekski defineerima, siis suures pildis, suure tõenäosusega me tegelikult ei ole need, kelleks me ennast defineerime. Me oleme midagi palju enamat. Meil on varjuse sees midagi palju suuremat. Aga see tambitakse väga varakult programmidega maha. Et selleks ongi kõik need kindlad haridussüsteemid, kindlad õppematerjalid, kindlad seed, kindlad tood. Ja noh, ma ei ütle, et see on nagu lõpuni kuri ja lõpuni halb ja et midagi umbes koolist. Noh, kuni ma arvan 4.-5. klassini on nagu okeid teadmised, mida eluks oleks vaja, et noh, arvutada võiks, kirjutada võiks, teadmisi geograafiast, teadmisi loodusest, okei, kõik nagu kuhugi maani fine on ju. Kui vana su tütar on? 7. Läks kooli nüüd või? No ta on praegu eelkoolis, aga no eks ta ikka läheb kooli, jah. Sul käis lasteaias ja kõik, jah? Ja. Tavalasteaias? Jah. Seal ei ole surutud vaktsiini asju sisse? Ei, sihukest asja. Sa rääkisid, et sa tegid mingisuguse allkirja, et kui süstib su last, et siis peavad maksma sulle selle. Ei, mingit sellist allkirja ma teinud ei ole, aga selles suhtes, et noh, need on kriteeriumid, mis sa võid panna, siis noh, me kirjutasime alla sellele haiglas, noh, kui ta sündis. Siis me kirjutasime alla nendele asjadele, et sa ei pannud mitte midagi sisse? Ei, no see on siin. Ma tegin ka selle eesmärgil, tegingi üldse peale koroonat tegin lapse, et ma teangi kõik ilma nende süstideta, et tundus, et väga vähe neid inimesi, kellel neid süste nagu üldse sees pole, et teeb ära ja vaatab, kuidas tuleb. Noh, vaktsiini teemal, see on niisugune valdkond, mida ma väga ei viitsi puudutada, see on nii ja läbi lõhki minu pere puudutan, noh, ema veab ju seda vaktsiinikahjusse klastunud ühingut ja kõik, et selles valdkonnas on nagu teadlikkus noh, nii kõrge, et ja ta on nii obvious ja nii selge, nii juba ära nämmutatud teema, et need, kes seda nagu endiselt täna teevad, noh, siis lihtsalt noh, vastutadki ise tagajärgede eest, et siin tuleb just aru saada, et riik, vaktsiini väljaanded, ütleme siis vaktsiini välja töötanud korporatsioonid, meditsiinisüsteem või haigekassa või arst, mitte keegi, mitte kunagi ei vastuta tagajärgedest. Mitte kunagi. Ainult sina lapsevanemana, kes annad selle nõusoleku, vastutad. Lihtsalt täitsa uskumatu, et see on nagu sisse programmeeritud, meil nii pikalt olnud, et kõik nagu peavad normaalseks neid süsti teha.
ja vaata, ja siin, noh, kuna me räägime siin natukene nagu sellist rohkem edasi arenenumat infot, on ju, et siis ma selle primitiivse asja jätaks kõrvale, ma räägiks võib-olla korra, kui see vaktsiini teema tuli nagu jutuks, ma räägiks sellest suurest pildist, miks need üldse loodi. Et ma väga pikalt ei viitsi selle peatuda, aga see on kõik jälle seotud Indigo lastega. Kuna Indigo ja võrdusmärk defineeri Indigos kõrgemate rasside, kõrgemate sageduste peale tul planetaarsesse info välja, mida ennem ei ole olnud. Nii. Ja siin tuleb aru saada sellest, et teatud rassi esindajad ja siin nad ei ole selles mõttes nii väga inimkehas olevad inimesed, kes neid otsuseid vastu võtab. Inimesed on, ütleme siis, marionetid, on ju, kes neid asju vastu võtavad. Taga on teisel tasandil tegutsevad olemid, kes annavad käsklusi planetaarsele eliidile. Noh, seda ma olen ju ammu rääkinud, et ega planeeti ei kontrollita ainult planeedi siseselt. Planeeti kontrollitakse planeedi väliselt. Planeedi väliselt tulevad juhtnöörid, mis planeedi siseselt on vaja teha. See on umbes nagu korporatsioon. Sõnumid tulevad väljaspool päikesesüsteemi, see kodeeritakse siia, siin võtavad inimesed vastu, mis on vaja planetaarselt teha. Aga nagu ma ütlesin, see kuldlõikeline spiraal, ega me ei ole ainukene päikesesüsteem, kes läheb toidulauaks. Neid päikesesüsteeme miljoneid, mis lähevad toidulauaks. Ma vaatasin veel neid YouTube'i videosi, kus minnakse siis mikroskoobiga meie rakkude sisse ka ja siis vaatad, kuidas nende rakkud üldse elavad ja mis asjad need on, mida rohkem sisse lähed, rohkem sa näed, et nad ise on ka planeedid ja asjad. Et ongi, et mikro peegeldub makrosse ja sa saadki minna seal, sa lähed nagu nii sügava laiaks ja lõpuks, kui sa lähed sinna täiesti automaarsele tasandile, seal on meeletu space. No seal on ju meeletu space. Tühjus ja siis üksikud elektrid panevad söövad seal läheb suuremaks ja siis vaat, sööb sulle teise mingi galaktika, mingi asja ära seal ja siis näed läbi tema, et see galaktika eksisteerib tema sees, siis ta seedib seda kuidagi ja siis läheb suuremaks. Kõik see, mida me läheme mikrosse, me saame momentaalselt selle peegelduse ka makrosse ülesse. Et need on alati omavahel seotud. Isegi ütlus on see nõnda nagu all, nõnda üleval, nõnda nagu üleval, nõnda all. Aga see vaktsiini teema hakkas siis pihta, kui nad said aru, et hakkab sissesünd pihta ja neil oli vaja siis 19. sajandi seal keskel või lõpupoole oli hakata siis välja töötama teatud, ütleme siis aineid hakatigi siis katsetama inimeste peal, kuidas miski mõjub ja põhi nagu, ütleme siis, mõte oligi see, et kuidas alla suruda käbinääre ja kuidas kahjustada DNA-d. See on nagu see põhieesmärk on, kuidas alla suruda käbinääre ja kuidas kahjustada DNA-d. Aga DNA, ma ei väsi seda rõhutamast, DNA on kõige alus. Läbi DNA sa üldse saad siit atmosfäärist välja või ei saa? Ma ei suusun sama, jah. DNA on see, kas sa saad läbi tähevära või ei saa. Kui sa DNA ja ma olen ka seda ennem rõhutanud, et vaktsiinide mõte ei ole ainult see, et sind kahjustada siin maailmas. Vaktsiin kahjustab, sest ega sa lähed koos hingelise DNA-ga. Ega sa lahkud, kui hing lahkub, ta lahkub koos DNA-ga. Ta võtab DNA kaasa, ta võtab selle kirje kaasa. Ja et see sõnum vaktsiinide kohta oli see, et vaktsiinidega üritatakse tegelikult kätt saada suures pildis hingeosasid. See on see mäng. Mitte see, et siin füüsiliselt kedagi füüsilist keha kahjustada. See on lihtsalt nagu boonus, et siin see ravimite ja see kogu see maffiatööstus nagu rikastub vaktsiini arvelt. Jah, tore, aga raha ei ole päeva lõpuks ju eesmärk. Raha on lihtsalt vahend, millega sind orjastada. Aga raha on lihtsalt, selles mõttes,
energiavahetusvahend siin meil ja see otseselt ei anna eliit ei jahi raha, et aru saaksite, eliit ei jahi finantsilist rikkust, see neid ei huvita. Kui ma räägin siis nüüd sellest väga kõrgest eliidist, mitte madalast eliidist. Nendel on oluline energia. Energia on väärtus. Raha on lihtsalt number, millega panna sind orjatööd tegema, makse maksma ja kõik seda. Aga nemad tahavad kätte saada su energiat. Et kui sa lähed kuhugi tööle, siis sul on vaja energiat anda. Sul on vaja aega sinna panustada. Igalt poolt on energiat vaja kätte saada. Ja energiat saadaks kätte erinevatel viisidel. Sõjatööstus on üks, millega saab energiat, on ju. Ka majanduskrahhidega saab energiat, sellepärast, et kui sa lood majanduskrahhi, siis sa paned inimese psühholoogiliselt ja emotsionaalselt tundma teatud tundeid. Selles mõttes, nii. Koroona ajaga, mis on kõige parem energia, mida koroona ajal kätte saadi? Viha. Ütleks hirmu võib-olla kõige rohkem. Hirmu energia, kõik on paha, ainult hirmul, ainult nii. Aga see on kõik energia. Siin viirus ei puutu üldse asjasse. Maskid ei puutu üldse asjasse. Asi on puhtalt energias. Ja vaktsiinide tootmisel on täpselt sama, kuidas saada inimese energia kätte, kuidas saada inimese ka kood kätte. Ja ütleme selle, kuna koroonavaktsiin on selles mõttes oli erioperatsioon, eriprojekt võrreldes tavavaktsiinidega, mis muidu meil on. Koroonavaktsiinina oli see asi, et sinna oli sisse kodeeritud veel teiste vaktsiinidega on ka võõr-DNA-sid, aga siin oli spetsiifiliselt veel eriti tugevalt sisse kodeeritud AI-põhised programmid ja võõr-DNA, millel on topeltvõimendusega nagu kahjustused. Mis sa arvad, see ka, need 5G, 4G, et kui sul on vaktsiini rohkem sees, siis 5G nagu paneb su rohkem vibramuni. Ja, mõjutab ikka ja. Et ütleme, need inimesed, kes on metall täis ja võõr seda DNA täis ja neid vastavaid igasugused implantaate täis, mis vaktsiinid sisaldavad, sa oled momentaalselt vastuvõtlikum kõikidele hertsidele. Mis meil siin ümberringi. Need, kes metalle täis ei ole, tegelikult see 5G on nohu meie bioenergeetikale. Kui sa ise oled puhas. Ma usun, et seda saab nagu igat pidi lihtsalt sööta, sest et ka see kraanivesi, et sealt need asjad. Ja, ei, seda küll, aga ütleme, see on nagu väga suur erinevus, kas ma söön või joon endale sisse raske metalle, mis läheb läbi seedesüsteemi. Või ma panen talle sulle otse verre, ta läheb otse aiu kõigepealt ja ta läheb kõikidest kihtidest ja barjääridest mööda. Seedesüsteem on see, mis viskab tegelikult 89% välja, soolestik. Kui sa soolestikust lähed mööda, sa lähed neerudest, maksast, kõigest lähed mööda, sa lähed otse verre, otse aiu. Sa oled täiesti kaitsetu, sa ei saa mitte midagi teha. Sul kõik need osakesed, kõik need asjad kinnituvad sul organismi ja nad jäävad sinna, neid sa enam välja ei vii. Tähendab sellist tolmuimejat, mis hakkaks sul aju neuroplastikast välja puhastama neid implantaate ja neid programme. See ei ole võimalik. Ehk siis see on selline asi, et kui otsuse vastu võtad, et sa ära teed, siis see on tempel, mis jääb kuni isegi ka pärast surma, sa kannad seda. Aga ma tean, et kõrgemalt poolt tehti ka ja siiamaani neid tehakse, et kui minna nüüd jälle sellesse ulmevaldkonda, on siis, et kui sul on vastavad siis hingelised perekonnad või toetaskonnad, et käib nagu päästemissioon ka, et kui siin võib-olla mõningate inimeste lähedased on siis neid teinud, on ju, kuna suudeti ära hirmutada inimesed. Et siis selles mõttes ei ole nüüd see päris nüüd nii hull, et nüüd et lähedased hakkavad muretsema, et oi, et mis minu, ma ei tea, vanematest saab niimoodi, et kui nad tegid ja mis nende hingest saab, on ju. Et siis ma tean, et neid päästeoperatsioon on nagu käivitatud, ehk siis siin viiakse hingetasandil põhimõtteliselt jutumärkides nagu operatsioonisaalidesse ja üritatakse sult need asjad nagu välja võtta, on ju. Nii palju kui võimalik on võtta. Küsimus on ainult, kui palju sa neid oled teinud, on ju. Ja mis need on, et siis meil tuleb aru saada, et meie keha on
meie füüsiline keha on seotud meie hingega ja meie hing on seotud meie kehaga. Nad on nagu, selles mõttes nagu ühe mündi 2 poolt. Nad on täieliku kontaktis. Kui sa midagi paned oma kehasse, siis ta mõjutab hinge. Kui sul midagi juhtub hingega, võib ka nii olla, et sul midagi juhtub hingega, siis ta mõjutab ka keha. Ja see on näiteks võibki olla nii, et näiteks mingid probleemid, mis on üldse hinge tasandil, need probleemid käivad teisel tasandil, on ju. Ja need võivad olla seotud isegi eelmiste eludega või tulevaste eludega või hingerünnakutega või et sa oled kuhugi kellelgi ennast näiteks avanud mingisugustesse, ma ei tea, mingitele näiteks valedele tervendajatele, kes võivad su nagu hinge kahjustada, on ju. Et siin tuleb aru saada, et kõik tervendajad ei ole ainult puhas kuld ja hea ja kõik, on ju. Et on ka sellistel otstarbetel tegutsetakse. Siis kui sul juhtub midagi hingega, siis hakkab see väljenduma ka läbi füüsiliste keha probleemide. Et need on kõik omavahel seotud. Et see ei ole nii, et ma täna siin võin kõike teha, kõike võtta, teen siin vaktsiin, mis see mulle teeb, vaata, lahmin niisama, võtan selle ravi, söön, joon, mis tahan, on ju. Et see kõik mõjutab. See mõjutab, vaata, kõik see mõjutab ka selle gloobuse seisundit, sest et kui massiliselt on inimesed, tarbivad siukseid rämpstoite, on ju, kokasi ja kõike, et nad ju toetavad rahaga seda organisatsiooni, see saab kasvada, saabki veel peale nagu tulla. Seda kindlasti, loomulikult. See ongi nagu hästi tähtis. Meie, ütleme nii, et vaata see planetaarselt me oleme nagu üks meeskond. Jah, üks meeskond nagu. Nii. Ja selle kohta on väljend, et meeskond on täpselt nii tugev, kui on tema nõrgem lüli. Ja nüüd tulebki siis vaadata selle reaalsusele tõtt, aga kui nõrk see lüli meil tegelikult on. Et need kõige nõrgemad lülid toovad ju keskmise alla kogu aeg. Ja nad toovad ka selle sagedusliku keskmise, sest me kõik elame ju ühises infoväljas, planetaarses infoväljas ja kõik mõjutab kõike. Et kui me tahame kasvada, siis eks siin ongi see, et teatud sagedused praegu tulevad peale planeedile ja kes suuremate muutustega kaasa ei tule, kirjutatakse lihtsalt välja siit. Ja me ei jõudnud puudutadagi seda, et mismoodi välja kirjutatakse, et minu meelest kirjutatakse välja sellega, et meil tuleb see kruto peale. Et see mingis mõttes kustutab selle vana süsteemi ära. Okei, kui sa finantsiliselt tahad läheneda, siis see on jah, nagu üks viis, aga ma räägin ka seda, et kui inimeste kõik käitumised, suhtumised, vastutused, kui sa oled nagu constantly kuri ja parasiit, siis uue energia pealt sa ei saa toimida. Kuigi siiamaani planeedil on asjad toiminud 1000 aastaid vampiirlikul eluviisil. Jah, seal on küll loomulikult mingid pikemad karmalised tagajärjed, aga sellel hetkeolukorras inimesed ei tunne seda, vaid inimesed on tegelikult väga pikalt tundnud ju ülekohut, ebaõiglust ja nad ei näegi, et nagu kuidas ja mis selle õigluse siis nagu seab. Ja kus siis lõpuks saabub nagu see, et olekski nagu mingisugune keskne jumal, kes nüüd otsustab, et sina said selle jamaga hakkama, sul on nüüd see vastutus, nagu vastutusele tegelikult inimesi otseselt nagu ei võeta siiamaani. Ei võeta, jah. Ja kõik, ja süsteem kaitseb ka oma süsteemi osasid, et süsteem toimiks nii, nagu ta toimib. Aga on väga palju allikaid ja alust arvata selles osas, et need asjad hakkavad vaikselt kokku kukkuma. Need asjad ei saa lõpmatuseni valel ennast toetada. See on täiesti uskumatu, mida Kaja Kallas saab nagu teha. No näiteks Eesti puhul meie näide on ju. Ja. Et ongi uskumatu ja sa oledki
kahe aega peast kinni ja mõtlevadki, et täitsa lõpp, et noh, kuidas see saab üldse võimalik olla, et sellised inimesed üldse saavad eksisteerida seal eesotsas ja kust üldse sihuke asi on üldse alguse saanud ja kas siis nagu kogu süsteem on mäda järelikult, et sellised inimesed üldse saavadki sinna eesotsa. Kas sa arvad, need EKRE inimesed on seal okeid? Või oskagi nimesi nimetada? Noh, ei, selles suhtes nad on ainukesed. Nad on mõistlikumad ilmselgelt. Sa ju näed, et kui sul võtab sõna üks inimene või võtab sõna teine inimene, siis sa ju intelligents inimesena ju tunnetad ja tajud ära, kes räägib mõistuse vastast juttu, kes räägib nagu selget ja arusaadavat juttu ja loogilist juttu. Noh, siit sa saad tegelikult ju mingeid järeldusi teha, et kellel on nagu võime mingeid muutusi sisse tuua ja kes raiub ikka mingisugust vana rida, mis on kunagi talle ette kirjutatud, et no me teame ka ju, et Eestit ei juhita Eestist ja et Eesti on ettevõte ja see on kirjutatud Ameerikasse. Jah, kõik need asjad, et me oleme väike konnatiik, keda juhitakse mujalt selles suhtes, kui palju meil siin üldse seda sõnaõigust on. Aga millal see kirjutati sinna Ameerikasse? Kui me mingi NATO alla läksime või Euroopasse? Jah, hea küsimus. Ma arvan, et see on seal juba pikemat aega isegi olnud, et meil seda illusoorset vabadust, et Eesti võitles ennast millestki vabaks on nagu tegelikult küsitav, on ju. Kui me räägime nagu kubermangu aegadest või ütleme siis Eestimaa iidsetest maa-aladest või Eesti, nagu kui me räägime Eesti maast, ärme räägi Eesti riigist, Eesti Vabariigist. Eesti Vabariik on praktiliselt illusioon, on ju, aga räägime nagu Eesti maast kui asualast ja selle asualal olevast valitsemisviisist, on ju, siis me tegelikult oleme ikkagi rohkem idapoolsemate uskumuste ja printsiipidega. See tähendab seda, et Eesti on palju rohkem Venemaa, kui ta on mingisuguse läänepoolse struktuuri osa, et me tegelikult oleme iidse, jutumärgides iidne on vale sõna, selles mõttes, kui me räägime siin 200 aasta ajaloost, et siis tegelikult me oleme nagu Venemaa, me oleme slaavi rass piltlikult öeldes. Aga siis see, et ja Venemaa, kui ma ütlen Venemaa, siis see ei tähenda mitte kuidagi halba. Venemaa kui orgaanilist, ütleme, ma ei räägi mingisugusest Nõukogude Liidust. Ma räägin sellest, ütleme, kuidas seda kutsutagi siis nüüd, et mitte ei olnud president, vaid oli see nagu keiser jah, või ütleme siis, kes meil siin oli, see Nikolai teine või kes ta oli seal, kui ta valitses, eks ole, et siis ütleme selleaegne periood, kui valitsemisvorm oli teissugune. Meil oli ju see Tartaaria värk oli ka ja kõik teemad on puutunud. Ja, no siin ma räägingi, et need teemad võivad nii kirjuks minna, et me siin vajutame täpselt sama palju veel, et see ajalugu on põnev ja seda on põnev uurida nii, aga minu jaoks on isegi olulisem saada aru suurematest fundamentaalsetest printsiipidest, mis puudutab just seda, et millal me inimestena hakkame vahet tegema või mäletama. See info on ju kõik olemas. Ikkagi orgaanikal ja anorgaanikal. Minu jaoks on see nagu tähtis, et me teeks nendel vahet. Sest kui me nendel kahel vahet ei tee, siis anorgaanika võib meid mängida igal tasandil igasuguseid kaarte meile ette. Ja need kaardid tunduvad ka väga ahvatlevad ja väga ilusad. Aga seal on ikka mingi konks. Seal on ikka mingi aga. Ja see on ka tegelikult üks põhjus, miks ma tegin ka kunagi niisuguse grupi nagu Orgaaniline maailmavaade, Facebooki grupi, kus ma hakkasin seda, inimesed ise hakkasid taotlusi andma, et gruppi liituda, hakkas pihta mõnest 10 inimesest, seda oleks mõne 100 peale ja nii edasi. Aga ma muutsin selle grupi ära, tegin uue, oli siis Creator, mingi, ma ei tea, kui mitu aastat tagasi, juba 6-7 aastat tagasi. Ja läbi Creatori gruppi ja täna on seal juba 38 inimest ja seal on nüüd igasuguseid inimesi, eks ole, kes on igasuguste erinevate maailmavaadetega ja mina ei ole ju neid filtreerinud kuidagi, et. Ma liitsun ka isegi mingi aeg selle grupiga, aga ma ei ole nagu,
ma ei jälgi seda niimoodi. ja. Et noh, see on tegelikult üks koht, kus ma neid teemasid puudutan kõike, mis me täna rääkisime. Mul on koduleht, mul on YouTube'i kanal, videosid täis. Et kui inimesed uurivad, et mis asja ma ajan ja mis juttu ma räägin või kus see info pärineb või siis noh, ma ei varja mitte midagi, mida ma teen, mida ma jagan, kõik on avalik, palun vaadake, kõik info on olemas selles mõttes. Et sa tahtsid rääkida? Võib-olla jah, et ma tahtsin, kuna ma tahtsin korra, kuna siin viimasel ajal ma olen Creatori grupis olnud aktiivsem, siis siin on jah, vahepeal oli see siin grupis, see Lamedamaa teema oli hästi palju eetris ja noh, ma näen, et inimesed paratamatult langevad selle lõksu ja näevad selles mingisugust alternatiivset tõde, eks ole, et meie eest nüüd varjatakse seda. Aga ma olen oma seisukohad ikkagi väga konkreetselt välja öelnud, miks see on üks nagu psühholoogiline eksperiment eesotsas siis CIA-ga loodud ja teiste selliste liikumiste poolt ja mida on tegelikult promotud ka juba isegi keskajal. Ja see on nagu tahtlik, ütleme eliidipoolne tahtlik väärinfo levitamine, selleks on olemas kõik mind-programmid ka, mis seda võimendavad. Ja mul on lihtsalt huvitav näha ja analüüsida kõrvalt, et kui ikkagi päris paljud nagu selle lõksu lähevad. Lamemaa teooria lõksu. Jah. Et ja tal on nii palju noh, ma olen neid põhjendusi toonud ka, et täna ei ole enam aega nendel nii täpselt peatuda, et miks ei saa võimalik olla ja miks meile Lamemaa on nii palju kahjulikum kui see, kui ta on ümar. Noh, meil isiklikult, personaalselt. Noh, mõni ütleb, et mis vahet seal on, kas me elame ringi peal või ketta peal või ma ei tea, kolmnurga peal, et mis vahet seal on. Ma ütleks, et vahe on ikka väga suur, see mõjutab su nagu psühholoogiat ja su nagu käitumist, tegutsemist igal tasandil. Selles suhtes, et ärme unusta, makro võrdub mikro, mikro võrdub makro. Kui miski on lame, peab kõik lame olema. Kui miski on ümar, peab kõik ümar olema. Midagi vahepealselt seal olla ei saa, sest kõik on ühe struktuuri järgi üles loodud. Et kui maa on lame, siis peab rakud, aatomid, molekulid lamedad olema, päike lame, galaktika, noh, absoluutselt kõik peab lame olema siis. Ei saa olla nii, et üks on lame, teine on kera, sest ta struktuur on ju. Tundub veider, jah. Et see on ja sellega tegelikult suudetakse inimese mõistus viia teadlikult totaalselt täiesti valesse suunda ja Lamedamaa usku inimesega meie ei jõuakski, need teemad, mis me täna puudutasime, me ei jõuakski mitte kunagi nende teemadeni. Sest Lamedamaa kustutab sealt kogu aeg kõik ära. Ehk siis Lamedamaa on nagu programm, võiks öelda nagu viirus. Ja nii kui me hakkame rääkima mingitest asjadest, nendel teemadest rääkisime, ta juba kustutab ära sealt kohe nii palju asju. Seega see on ideaalne asi, mida alternatiivselt mõtlevatele inimestele peale pommitada selleks, et nad ei vaatleks üldse asju nii, nagu nad tegelikult on. Ehk siis inglise keeles on selle kohta hea ütlus delusional perception. Ehk siis põhimõtteliselt sa lood mingi täieliku illusioorse kuvandi millestki, mida nagu tegelikult ei eksisteeri. Ja siis sa mõtiskledki enda peas selle eest. Ja tegelikult siis keerlebi terve elu ainult ümber selle ja sa näed ka ainult seda. Ja kõik need igasugused YouTube'i videod, kes sellest räägivad, on selle nii ahvatlevaks, söödavaks, nii usutavaks teinud, et sa isegi ei jõua siis üldse süveneda nendesse asjadesse, millesse ma olen süvenenud viimased 13 aastat. Sest see kustutab kõik selle ära ja siis ei saagi sellest rääkida. Aga see on ju tahtlikult nii tehtud, sellepärast et tõde on vaja varjata, selles kontekstis. Aga mis on huvitav selle eliidi on see,
palju meil aega on veel? 10 minutit. Okei. Et need, nad varjavad, aga nad ei valeta. See on nende moto, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Jah, näiteks Bill Gates, ma näen väga palju seda, et ta varjab, aga ta ei valeta. Ja, tähendab, anorgaanikal ei ole kombeks valetada. Ta ei pea valetama, milleks ta valetab? Sest vaata, point selles, kui nad hakkavad valetama, siis nad mängivad oma karmaga suures pildis. Vale on väga halb, isegi anorgaanikal on vale väga halb. Neil on vaja rääkida tõde. Aga nad võivad midagi ka rääkimata jätta. Seda me lihtsalt ei räägi. Ja nüüd need kohad, kus nad üldjuhul räägivad tõde, need on tihti kohad, millele meie tähelepanu ei oska osutuda lihtsalt. Ja selleks nad kasutavad Hollywoodi tööstust, multifilme, seriaale. Kõige lihtsam viis, kuidas pesta oma karmat. Selleks, et mitte valetada. Palun, see on teie ees. Et kui inimesed hakkaksid aru saama, milline dokumentalistika on science fictioni filmides, siis see perspektiiv muutuks momentaalselt. Et science fiction ei ole selleks, et mingisugust pesta meie ajusi mingisuguste väljamõeldistega. Science fiction on selleks läbi Hollywoodi tööstuse, et rääkida sellest, mida AK uudistes rääkida ei saa. See on see pilt. Ja kui me nagu selle läbi närime, siis ma vaatan, et mul ei ole isegi raamatuid vaja, et tõde näha. Mingi aeg hakkasid levitama siin mingisuguseid filme, et vaadaks seda, see on see mingi dokumentaal. Ja ma ju olen filmiõhtuid teinud juba ju siin väga palju ja rahval huvi on ja polegi viimasel ajal teinud, et siin läbi võtnud seda dokumentalistikat nii, et vähe ei ole. Ja need inimesed, kes on mul siin juba täitsa isegi vaatad püsikliendid ja peaaegu enamustel filmiõhtutel käinud, nendel ikkagi see pilt nagu avardub ja laieneb ja nad vaatavadki seda teise pilguga, et täitsa lõpp, et polegi nagu ennem selle peale mõelnudki. Ma hakkasin ka vaatama neid filme niimoodi. Tänu sulle tegelikult. Ja siis ja sealt selguvadki, vaata lõpuks sa saad aru, vaata filmid on niimoodi, et filmid on küll erinevad, süžeed on erinevad, aga muster on sama. Nii. Ja sa hakkad mustrit läbi nägema. Saad aru, et kui sulle nagu pidevalt korrutakse seal seda mustrit, siis saad aru, et okei, siin on vaja rohkem karmat pesta, et nad kogu aeg annavad, selge, me teeme nii. Ja läbi seriaalide ka, eks ole, et siin lame maaga ju me kaotame Antarktika ära, on jäämüür ju. Lameda maa puhul Antarktikat ju ei ole ju. Võib-olla tõesti. Nii. Aga point on selles, et Antarktika on üks peamisi mandrid, kus üldse käib tegevus ja liikumine läbi kosmose ja planeedilt välja. See on ju selline, ütleme, ta asub siis sellises maailma jaotuses, kus inimestel ei ole nagu selles mõttes visuaalset nägemist, keegi ei saa kontrollida, mis seal toimub. Ja sõjavägi on ümber Antarktika mitte sellepärast, et maa on lame, vaid sellepärast, et Antarktika mandril toimub nii palju eksperimente ja tegevusi ja kosmoseprogramme ja inimkatseid ja koostöös isegi maavälistega, et sellepärast on see kontroll seal suur ja sellepärast tavaline inimene ei saa lihtsalt minna sinna jalutama. Täpselt samal ütleme, ma võiks öelda, et Antarktika on nagu hiiglaslik suur Area 51. Seda, mis on Area 51 USA-s kõrbes, siis Antarktika on põhimõtteliselt hiiglaslik Area 51. Ja seda vallab sõjavägi. Ja kui sa vaatad sellist sarja nagu Stargate, sa vaatad neid kõik ka? Kõik ei ole, aga teatud ikkagi olen. Siis Stargate tegelikult algab Antarktikast.
ja kuidas nad üldse kosmosesse jõudsid ja läbi milliste vahendite ja läbi milliste portaalide, mis asetsevad Antarktikas ja mis viivad su vastavatesse keskkonnasse. Noh, enam rohkem dokumentalistika ei saagi olla, onju. Et kui sa hakkad nagu neid mustreid läbi nägema, mismoodi saadetakse lapsi kogu aeg Secret Space Programmi kosmosetööstustesse, et lahendada, et laps mõistus suudaks lahendada teatud sõjalisi strateegiaid ja värke ja programme, onju. Siis need on kogu aeg konstantselt korrutatavad tõed. Ja et kui inimkond lõpetaks science fictionite filmide vaatamise lihtsalt meelelahutuslikel eesmärkidel ja vaataks seda kui dokumentaali, siis see perspektiiv muutuks täielikult. Et võib-olla see oli see siuke lõpusõnum siin ja ma ei tea, palju meil aega on jäänud. 3 minutit. 3 minutit, jah. Et tegelikult oli võib-olla üks asi. Ta tee enda kuidagi see lõpp ära. Ma mõtlesin tegelikult ühte teatud kommentaare lugeda ja nendele vastuse anda. Aga ma arvan, ma teen seda eraldi. Mis mul siin grupis nagu oli ja selles suhtes, mis puudutab Creatori grupis minu info jagamist, et kõik avatud meelega inimesed on sinna teretulnud. Ma ei sea mitte ühtegi takistus, mingid piiranguid, aga on teatud sellised, võib-olla sellised teemad, mida ma olen nagu väsinud puudutamast, sest need on minu jaoks liiga ilmselged juba ja et minu Creatori grupp on selles mõttes nagu more advanced, et ma tahaks seal arutluse all hoida infot, mis on nagu päriselt inimestel kasulik, see annaks midagi juurde, see tõstaks mingit teadlikkust. Et selles isiklikus grupis mul ei ole eesmärk kellegagi vaielda, mul ei ole eesmärk mitte kellegile midagi tõestada. Mul ei ole eesmärk ka tõestada siin, et ma räägin mingit tõde, see on minu tõde. Ja siin on ainult küsimus selles, kas keegi resoneerub või ei resoneeru. Kui resoneerub, ta saab gruppi tulla, ta saab lugeda, ta saab ka ise juurde asju kommenteerida oma tunnetuse järgi. Aga kui keegi tuleb gruppi selleks, et hakata mulle tõestama, et ma olen peast lolliks läinud, siis seda ei ole mõtet teha. Ja selles osas ma püüan hoida ikkagi suhteliselt nagu konkreetset joont, on ju. Et mina ei püüa mängida kõige teadjat või jumalat või ma ei tea, mul vahest inimesed kirjutavad, et umbes kirjutavad siukse lause, et Ander, aga miks sa arvad, et sa kõigest kõike tead? Miks ma üldse peaks seda arvama, et ma kõigest kõike tean? Ma tean võib-olla 0,00001% kogu tõest. Aga ma olen inimestele vastanud nii, et see, mida ma tean ja tunnen, et aju on raku tasandil, et ma tean seda ma ütlen välja. Ja see, mida ma ei tea, no sellest ma ei hakka isegi siin kaameras rääkima, sest ma ei tea, ma tõstan käed üles, ütlen I don't know. Aga see, mida ma tean või mis teadmised mul on, seda ma ütlen välja ja see on, ma arvan, iga inimese sünniõigus seda teha. Ma vaatasin, et mul ongi 1 minut ainult salvestusruumi, et see uskumatu. Praegu kaamera näitas, et siin ei saagi väga pikalt teha. Andero rääkis siin kõik oma jutud kiiresti ära. Mina tahaksin ka kiiruga öelda seda, et tulge bronnige endale tuba siin minu peo ja mängu ruumis. Et siin on hästi palju igasugu mänge, asju saab teha, PlayStat mängida ja aitäh, et kuulisid seda podcasti. Kahjuks jah, ma pean hästi kiiresti tegemist, et mälu sai otsa. Tšau, paka!